Päevakohaseks kõneks saab sõna Räpina aianduskooli direktor Kalle Toom. Kallid lõpetajad, kallis koolimehe ja lõpetajate sõbrad ja sugulased. Tänavune kooliaasta on olnud ikka väga eriline ja ma ei hakka selle juures rääkima haigustest. Lihtsalt tänasega jõuame Räpina aianduskoolis lõpuaktustega poole peale. Keskkonnakaitse lõpuaktus oli talvel, 3-4 nädalat tagasi Urvaste õpperühma lõpuaktus, 2 nädala pärast on Maarjaküla oma, kohe seejärel noorte maastikühitajate tekstiilikute aktus siinsamas ja ükskord augustis, 1,5 kuu pärast lõpetavad kahvlifestid. Nii et 6 lõpuaktust 1 aasta võtta. Aga ma usun, et teil ei ole nendest teistest, mis on olnud ja mis veel tulevad, suurt mitte midagi, sest täna on ju teie pidupäev. Eksamid on läbi, tööriided on kappi pandud, peoriided selga. Teie tunnistused on valmis ja alla kirjutatud, ootavad siin laual. Ja selle peale võiks ju lisada, et kui teadmised ja oskused on ette näidatud ja heaks kiidetud, siis olete finišis ja läbi on ka õppimine. Aga ei, et kool saab läbi, teie jaoks ju üldse mitte esimest korda. See ei tähenda, et läbi saaks õppimine, vähemalt mitte veel. Uue avastamine, teada saamine, harjutamine, see jätkub igapäevaselt ju nii tööl, kodus või ka järgmises koolis, aga miks mitte ka meie koolis. Ja kui õppimisest niikuinii ei pääse, siis oleks ju palju mõnusam seda teha teadlikult, sihipäraselt, sest teadlik õppimine on ju üks olulisemaid inimeseks olemise tunnused. Nii soovin teile, kallid lõpetajad, rõõmsat pidupäeva kooli lõpetamise puhul, ilusat suve ja põnevat õppimise jätku. Michael Jackson, Aita maailma, esitab Räpina muusikakooli õpilane Arhanna Sandra Argma, juhendaja Margot Suur.
vallavanema Enel Liini tervituse loeb ette õpetaja Liisi Kott. Austatud lõpetajad, koolipere ja külalised. Mul on olnud au olla kutsutud aianduskooli aktustele ja eriti oluliseks olen ma pidanud lõpuaktuseid. Kahjuks ei saa ma sellel aastal teid tervitama tulla, sest otsustasin osaleda peaministri tänuüritusel. Selle aasta varakevad oli keeruline kõigile. Õppijale, õpetajale, otsustajale ja vastutajale. Sellest hoolimata saadetakse täna Räpina aianduskoolist teele järgmine lend Räpina hea tahte saadikuid. Nii olen ma kooli lõpetajaid alati nimetanud. Tänan, et valisite meie kooli. Oleksin veel tänulikum, kui kooli valiksid ka teie sõbrad ja tuttavad. Siinkohal olen ma Leniniga täiesti päri, kes rõhutas õppimise vajadust lausa 3-kordselt. Õppida, õppida, õppida. Oma haridusteele pangendub mõttes kool on. Ja mõelge, et ehk võtate ette veel järgmisedki õpingud. Soovin, et teie õpitud oskused ja teadmised kannaksid teid läbi elu, aitaksid leida töö, hobi ja luua kindluse. Õnnitlen kõiki kooli lõpetamise puhul. Enel Liin, Räpina vallavanem. Käskirjas statsionaarse õppe, maastikuehitaja ja aedniku eriala õpilaste lõpetamise kohta loeb ette sessioonõppe juhataja Karin Kask. Räpina aianduskooli direktori käskiri 3. juulist 2020 statsionaarse õppe õpilaste lõpetamise kohta. Lugeda Räpina aianduskooli statsionaarne koolipõhine õppe lõpetanuks ja anda välja lõputunnistused järgmistele aedniku eriala lõpetajatele. Lõputunnistus kiitusega Arje Provinski. Kaasik. Mindi Kuustamäe. Solongo Ajudalai. Tarmo Torp. Lugeda Räpina aianduskooli statsionaarne koolipõhine õppe lõpetanuks ja anda välja lõputunnistus järgmistele nooremaadniku eriala lõpetajatele. Svetlana Kooman. Nikolai Petrov. Sofia Sitnikova. Lugeda Räpina aianduskooli statsionaarne koolipõhine õppe lõpetanuks ja anda välja lõputunnistus järgmistele maastikuehituse eriala lõpetajatele.
lõputunnistustiitlusega Ilmar Jürisaar. Katri Lang. Karoliina Tšekan. Lugeda Räpina aianduskooli statsionaarne koolipõhine õppe lõpetanuks ja anda välja lõputunnistus järgmistele noorem maastikuehitaja eriala lõpetajatele. Irina Kalintina. Viktor Serebrekov. Ja kõikide tänaste statsionaarse õpilaste kursuse juhataja oli Katrin Kivistik. Alan Menken, Tuulte värvid, esitab Räpina muusikakooli õpilane Arhanna Sandra. Aitäh, Arhanna Sandra, palun tule korraks lavale.
Teeme veel Hannale aplausi. Käskirja mittestatsionaarse õppeaedniku eriala õpilaste lõpetamise kohta loeb ette sessioonõppe juhataja Karin Kass. Lugeda läbi aianduskooli mittestatsionaarne õppe lõpetanuks ja anda välja lõputunnistus järgmistele aedniku eriala lõpetajatele. AE 1842 M1 kursus kõigepealt. Katrin Habit. Iti Jurjendal. Kersti Ihno. Andrus Känksepp. Jutta Leebutev. Eve Lips. Maire Martiste. Ain Nurmla. Mirjam Nurmla. Brit Beensoo. Janne Pärtna. Nele Sinikas. Jutta Künni. AE 1842 M2 kursus. Evelin Kunar. Katrin Kasper. Edita Kender. Jana Kähri. Erle Naur. Evelin Pardeots.
trumpad. Liis Pähjapuu. Rattasepp. Krista Raud. Pia Saarepera. Elisabeth Sinipalu. Bent Talvet. Ja käskirjale on alla kirjutanud Räpina aianduskooli direktor Kalle Toome. Vilistlaskogu nimel saab sõna Vilistlaskogu esimees Anu Käär. On ju hea tunne. Ometi on kõik möödas. Ja ometi on kõik alles ees. Kallid külalised, kallid lõpetajad, head õpetajad, rektor. Vilistlaskogu esimehena on natuke imelik sõna, aga hää küll, kuidas ta siis nii kõlab. On mul au üle anda üks väga tore raamat. Sirelid. Klassika. Aianduskooli klassika. Sest tegelikult õitsvate sirelite kollektsioon hakkab kohe silma, kui sinna kollektsiooni aeda siseneda. Ja kui sirelid õitsevad, siis on ju kevad käes. Ja kui sirelid õitsevad, siis on teada, et kooli lõpp on ka kohe-kohe varsti käes. Jääb ainult veel see koera saba üle hüpata ja ongi kõik möödas. Ma tean, kui palju nii-öelda verd, higi ja pisaraid on valatud enne eksamit. Kui palju närvirakke on kulutatud. Oi-oi, kui palju higevaeva, piina, magamata öid, kõike seda on üle elatud, aga ma tean ka seda, et kui see kõik on läbi, siis see tunne, et ma olen millegi väga olulisega hakkama saanud, et ma olen millestki väga toredast tegelikult läbi tulnud nende pisaratega, aga mu hing on rõõmus. Ja selle raamatu tegelikult Vilistlaskogu esimehena tahaks üle anda ühele toredale päevaõppijale Priit Kasik, kes on pakkunud mulle õpilasena ja õpetajana meil vastastikune suhe selle koha pealt, et õpetaja on alati ka õpilase rollis, siis suuri väljakutseid, rõõme, muresid, nii nagu teil õpilastel, samamoodi on õpetajatel ka. Me kõik elame üksteisele kaasa, me kõik muretseme, meil on täpselt samamoodi neid magamata öid, et ei lähe meist kellelgi see kooliaasta lusti ja libedusega ainult, et ikka on neid kriisihetki ka. Aga Priidule ma tahaksin selle raamatu kooli poolt ja Vilistlaskogu poolt üle anda. Kahjuks seda ei ole praegu, sest et ta tegeleb palju tähtsamate asjadega, ehk tal on täna ülikooli sisseastumiskatsed. Ehk kutsekool ei ole mitte see final destination,
mis oleks nagu see, et meil on kool läbi ja kõik ongi nüüd, võin astuda tööpõllule, et alati võib jätkata õpinguid kõrgemal pool ka. Nii et ma soovin teile kõigile seda pealehakkamist, jaksu, kannatlikkust ja suurt tahet jätkata õpinguid veel edasi, ikka kaugemale. Ja kes liigub edasi, see jõuab ka kogugi. Paigaldamumine ei vii meid edasi. Et aitäh teile selle toreda teekonna eest. Aitäh teile nende toredate elamuste eest. Ja palun, astuge vilistluskogu liikmeks. Meid jääb juba üha vähemaks ja vähemaks. Ma tean, et elutempo on kiire, aga kooli kodulehel on kõik rekvisiidid selleks olemas, et vilistluskogu liikmeks hakata ja aktiivselt selles vilistluskogu töös kaasa lüüa. Aitäh teile kõigile ja edu ja ilusat suve! Sõna saab noore maastikuehitaja eriala lõpetaja Irina Kalkina. Mina selle kooli lõpetan hea meelega ja rõõmutundega tervitan kõiki, kes täna on jõudnud selle lõpusirkjale, kelle jaoks on täna pidulik päev. Räägin natuke endast. Esimene aasta ma õppisin integratsioonigrupis ja 2 aasta ma õppisin maastikuehitaja ametit. Läbisin siin ka praktika, mis andis mulle väga palju teadmisi. Nüüd on need 3 aasta möödunud kui üks päev. Ja muidugi selle eest suur tänu teile kõigile. Tahaks teile soovida õnne ja tervist. Oli väga siin tore õppida. Aga eriline tänan minult klassijuhatajale Katrinile. Tänan pedagoogile ja tähelepanu eest lugupidamisele ringiga. Kas keegi soovib veel sõna võtta? Ma pole siia saanud rääkida, loodetavasti on mind kenasti kuulda. Tere kõigile saalis viibijatele ja ma ütleks, et aedniku jaoks ja taime jaoks nii ideaalsel päeval, kui ei ole liiga palju vihma tulemas, kui on natukene pilvi taevas ja kui päikest on ka lubamas. Ma arvan, et kõik on nõus, et aedniku töö kipub olema vägagi praktiline. Et me kohtume õigupoolest esimest korda ise nii lille lööduna, kleitides ja kõige paremates piduriietes, nagu see täna juhtus. Et pigem on ikka need kummikud ja kastmisvoolikud, väetisesegud ja mullased tööriistad ja tööriided ja suure kiiruga ja kolmikhüppe sammuga liikumine järgmisesse töökohta nobedate näppude liikudes. Viimased, kes on siis tublimad olnud, ma räägin siiapoole ka, kas pool aastat või 3 kuud või viimased nädalad oleme me väga palju tegelenud oma portfoolio viimistlemisega ja mõelnud selle peale, et mis on need kompetentsid, oskused või kvaliteedid, mis me kaasa saame. Ja nendest enam ei tahakski täna rääkida.
aga mina hakkasin mõtlema, et on üks kompetents või oskus või kvaliteet, mida ma tahaks, et me ei unustaks. Ja see on ilu. See on see salaaed meis kõigis, mis meid tegelikult kõiki tervendab, parandab ja ilusamaks muudab. Ja ma loodan, et see salaaed jääb meisse siit koolist lahkudes alati kaasa. Ja see kuulub meile kõigile, sõltumata sellest, kas meil on see aedniku kutse või mitte. Ja see on tähtis ja oluline. Kogu lennu poolt tahame öelda väga-väga suure tänu kõigile, kes meid sellel teekonnal saatsid. Alates nendest inimestest, kes võib-olla otseselt meid isegi ei õpetanud, nii nendest, kes olid meiega kas ühiselamus, kasvuhoones, võib-olla isegi siin sööklas, maja korras hoidmas, maja ümbrust koristamas, kuni otse loomulikult meie kallite armsate õpetajateni. Suur tänu teile, armsad õpetajad. Nii need, kes on siin töötanud juba aastaid ja kellel on väga suured kogemused, kui ka need armsad noored inimesed, kes alles alustavad oma õpetajatööd ja teevad seda väikese ärevusega hinges, sest ega õpilased ei ole just mitte kõige armsam ja sõbralikum seltskond olnud. Suur tänu, armsad kursuslased. Aitäh, mina tean enda kätt südamele pannes, et ilma teieta ei oleks mina täna siin. Te olete nii palju aidanud ja toetanud, et see päev on käes ja me oleme lõpetanud. Teekond on olnud ühtaegu väga pikk ja hops, ka väga lühikene. Ja siit puldist ei saa ma muidugi lahkuda ilma, kui ma ei loe ühte loodetavasti kõigile tuttavat palvet Kaarel Kappekilt, aedniku palve. Issand Jumal, tee kuidagi, et iga päev sajaks, no näiteks keskööst kuni kella 3 hommikul, aga tead nii, et tuleks pisitasa ja sooja vihma, sest siis ta imbub maa sisse. Ja seejuures ei sajaks ta mitte tõrvalilledele, kilvirohule, kuldrohule, lavendile ja teistele, mida sa tunned oma lõputus tarkuses, kui kuivaleimpelisi taimi. Kui sa tahad, ma võin nad sulle paberi peal üles märkida. Hea on, kui päike paistaks kogu päev, aga mitte igale poole. Näiteks mitte enelatele ega ka emajuurte, sookaelade ja alpirooside peale. Ja ega ka mitte liiga kuumalt, et oleks palju kastet ja vähe tuult. Ja küllalt vihmausse, aga ei ühtegi lehetäidega tigu ega mingit jahukastet. Ja et kord nädalas sajaks lahjendatud virtsa vett ja tuli sitta. Aamen. Ja nüüd ma palun appi oma grupikaaslased ja lõpuks ometi saame me veeretada siia ette selle puuduleva käru, et üle anda oma lilled. Meie lennu poolt tuleb siis siia aeda kasvama harilik tulbipuu, on mul õigus. Ma ei hakka ladina keeles teda nime ütlema, sest ladina keelega mul ei ole täna väga head suhted. Aga selline vahva tegelane tuleb siis meid siia aeda mäletama. Ma ei tea, kellele, kes võtaks selle korraks vastu pidulikult või pärast istutame ta meile näidatud kohta.
me täname siis õpetajaid, loen nimed ette ja Lille Kiput. Sirje Tooding. Liisi Kont. Katrin Uurman. Aivo Pedask. Merike Aomets. Andres Vaasak. Kaarel Pint. Tiina Länkur. Reet Palusalu. Marge Starost. Jaanika Märdimäe. Katrin Kivistik. Jaan Kivistik. Liane Mäesalu. Leili Alajoja Rein. Me täname ka kooli juhtkonda, meie direktorit, Karin Kaske. Ja kõiki teisi õpetajaid, keda me siin kõiki nimesid üles ei lugenud, kes olid meiega võib-olla lühemat aega, keda me siin saalis ka ei näe. Ja kõiki paljusid inimesi, kes meid on aidanud. Et tihti jäävad need inimesed märkimata või äramärkamata aktustel, kes igapäevaselt võib-olla ei ole õpetajad. Aga muidugi on meil nimetamata üks ja kõige tähtsam nimi ja me jätsime ta meelega lõppu, et ta oleks kõige suurema aplausi, kõige pikem aplausi ära teeninud. Ja see on meie vapper, väsimatu ja super, ütleme siis kohe ausalt välja, klassijuhataja Anu Käär, aitäh! Kaunist suve kõigile, aitäh ja palju õnne lõpetajatele! Kas keegi soovib veel sõna võtta? Tule selle eelmisega päris alguse koha juurde tagasi, lõputunnistus välja anda ühele maastikuehituse eriala õpilasele, kes tehnilistel põhjustel jäi tiba hiljaks. Katrin Lang, palun. Palju õnne. Aktuse lõpetame ühislauluga. Andrei Klaas, Tärpina laul. Na
sellega on aktus lõppenud, õnnitlemine ja pildistamine toimub koolimaja